teisel sarvede juures võib juhtuda, kui on tegemist sarvekännise vigastusega, et kasvusubstraat kukub alla ja siit hakkab arenema uus haru. See on lisaharu, siin on põhiharud, sarvetüvik koos ees- ja tagaharudega ja see haru heidetakse koos nende teiste harudega ja järgmine aasta kasvab ta täpselt samale kohale, sama haru alles. Nii et väga huvitav trofee, see on eluaeg tal selliselt peas. Et siukest sokku tasuks lasta trofee juba huvitava trofee mõttes. Siin on tegemist selle sarvekännise vigastusega. Siin ei ole tegemist nüüd sarvekännise vigastusega kasvaval või mingil muul ajal. Siin on tavaliselt sarvevigastusega ja see lisaharu reeglina siis, kui sarve heidetakse, siis kaob koos selle lisaharuga ja järgmised sarved täiesti normaalselt kolmeharulised, 3+3 ehk 6-harulised sarved. Siin on, kui võtta vasakpoolne ehk meie vaates, siis parempoolne on normaalse arenguga sarvetüvik koos oma harudega ja see pool on siis üleval tekkinud sarvetüviku laiend, mis on suhteliselt harv ja metskitse puhul. Aga jälle, kui sarved heidetakse, siis järgmised sarved võivad täiesti normaalselt tulla. Siin on nüüd väikene defekt parempoolsel ehk meie vaates vasakpoolsel sarvel, kui normaalne on 6-harulised sarved, 2 eesharu, 2 tagaharu, siis siin on tulnud veel 1 lisaharu juurde. Aga jällegi see defekt on kõrvaldatav, kui sarved siit murdekohast lahti tulevad ja sarved ära heidetakse. Järgmine aasta võivad täiesti normaalsed sarved olla.